on tomatosupp, tomatipüreesupp ja ikka hommikuks saab spagetti ka. Spagetti cream sauce mushroom, see on nagu carbonara laadne, aga peekoni pead ise juurde panema. See on chili, jah? See, jah. Kumb neist, mis on? Ma ei tea, mina panen seda, kus on rohkem neid asju tavaline. Green curry, ongi. Märkamatult oleme olnud siin peaaegu kuu aega juba. See tähendab seda, et täna on migratsioonipäev. Me praegu setime, kell on 8, natuke enam 8. Migratsioon tehakse lahti 8:30. Ja arvestades, kui aeglased siin asjad käivad, siis selleks, et lõunaks tagasi saada, tahaks esimesena ukse taga olla. Kas see õnnestub, kui oleme, vaatame, sest me käisime hommikusöögil ära ja siis nüüd me sätime kord ennast ja siis läheme. Eestlastele kehtib siin esimene 30 päeva viisa tasuta, sa ei pea midagi tegema, tuled riiki sisse, aga kui sa tahad kauemaks jääda, see on see põhjus, miks me võtsime ka 2 kuud, sest kuu aega teda pikendada on üsna murevaba. Sa lähedki lihtsalt sinna migratsiooniametisse, maksad peaaegu 60 € vist umbes. Ja siis saad kuu aega veel tasuta olla. Pärast 2 kuud on juba teised reeglid. Sul peab mingisugune mõjuvam põhjus olema. Või sa pead riigist välja minema, või see viisarann on hästi tavaline eestlaste seas. Aga meie seda teha ei taha, seega me pärast 2 kuud lähme koju tagasi. Appi milline mähkimine see on. Niimoodi tehti pilti seal. Viisad käes. Vabadus järgmised kuu aega. Aga ma mõtlen, et see viisa tegemine ei ole siin üldse keeruline, aga sellest aru saada, kuidas pidi see süsteem käib siin. Siin on hullult palju inimesi ja süke nagu mähkimine käib täiega. Aga ühe korra ära teed, siis pole üldse keeruline. Veits aega varuda, et oodata, aga nii, et ma ei teagi, mis selle vabadusega nüüd peale hakata. Ma ei tea, kas see kaamera peal hakkab, aga ma ütlen ausalt, et ma olen räige kõrguse kardik ja minu jaoks oli siit isegi autoga kohati klipi alla tulla. Ja nüüd ma pean pausi tegema, et saaksid pilti teha. Nii, meie kuurort on siit alla, üle ääre põhimõtteliselt. Ma kohe näitan ka. See läheb siit vurt. Rolleriga ma julgeks eluselt siit minna. Nii, selline viewpoint on siin siis. Ja meie need putkad on need samad hallide katustega. Bungalood, kusagil seal me magame. Aga võt jah.
Siuke vaatepilt. Ma põgenesin siia poole äärt, kus on turvalisem, sellepärast, et ma olen nii räige kõrguse kardik, et see äär läks madalamaks sealt punktist, sealt oli veel kõrgem, sealt oli kusagil mulle siiamaani ja nüüd ta on mulle kusagile, ma ei tea, põlvedeni või natuke kõrgemale. Mina ei saa seal ääres käia, mul juba varbad higistavad ja ma tõmban kohe sirul üle ääre. Vot, päris ilus. Now rats can shine and jokers got silver lining. Holy Mary sings songs in the wet rain. Walking ahead. Now every new day is a new fire onto my Selline õhtusöök on meil siis, selle muna ma tellisin siia eraldi ja riist tuleb ka alati eraldi kaasa. Toodi vale asi küll, tellisin cashew nutsiga, aga vahet ei ole, see on sama hea, maitseb peaaegu samamoodi. Roti tainas siis. Ja Anto on mingi hakkliha siin ja pool reisi pärast siin ära. Täna oleme õigel pool saart. Näitan kohe väikese loojangut. These civilizations are incredibly advanced, using technologies that interface with consciousness and that we can make contact as civilians. We do not have to wait for the governments to do it. The universe is really folded within each one of us. That the entirety of the cosmos. Niimoodi, me läheme passu äärde. Ma ei viitsi isegi plätasid jalga panna, sellepärast, et mul on siit mingi 3 sammu minna lihtsalt. Vot, rannapäev, passupäev, bassein on ranna ääres, nii et mõlema päev. Siin saab nagu 200 hinnaga või? Aga mina ei taha mojitot. Yes, for me, thank you. Ja ma leidsin oma lemmiksöögi ka. Arbuusi feta salat. Nii hea siin on feta just, arbuus, oliiv, spinaatileht, siis on mingi riivitud kapsamoodi asi, aga natukene, aga seda on hästi vähem. Ja siis palsami äädikas ja värske. Kas sinule meeldib süüa õhtust kontsakingadega või paljaste varvastega? Minule meeldib süüa õhtust varvaliivas. Jee! Keele! Ta näeb täpselt selline välja, et ta oskab hüpata. Näe, oskaski. Ütlesin kohe. Hai! Jump! Te kutsume sinna kaamera peale. Anna sööa. Talle tulevad kohe lihapallid, mis sa tellisid. Oma lihapallid on need kärbsed, mis on närivad. Vaata, ta on nii uudishimulik, ta tahab nagu rääkida midagi. Mis sa räägid? Ära tule minu poole, palun. Antor tellis omale tai lihapallid, ma isegi ei kujuta ette, kas need võivad kassilihast olla või koeralihast või ma tegin nalja. Ütle mulle parem, kuidas need maitsevad.
Nom 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 nom. Antoro Pruusse. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Even in the hard times. Vaata, vesi on täitsa siia treppideni välja täna. Ma mõtlesin, ma tulen jalutan rannas, aga siin saab otse vette ujuma minna. Ja ma näen isegi mingit kalu seal, ma ei tea, kas sa näed, siin kalad ujuvad ka ringi. Päris suured isegi. Lahe. Jalutada siin ei saa. See on riishaklihaga või? See ei ole lihtsalt hakliha, see on see, sellel on nimi. Sellel söögib mingi nimi. Patkrap Prao vist. Patkrap Prao. Mushroom soup, seenepüree soup. Njam, 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 njam. Ja vaade. Mis meil on? Pildel. Minu igahommikune regulaare on omlett, röst täistera sepikuga. Itaalis võiksin avokaadoga olla, aga siin ei pakuta, siis saame ilma. Mis ma teen omale selle võiku iga hommikul. Njam, 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 njam. Ja kohvi kõrvale. Täna on 22 veebruar jah. Eile sai meil täpselt 6 aega siin. Ja täna me läheme ranna äärest ära tagasi Tšavengi. Seal, kus me olime 3. nädalal. Me läheme sinna Tšavengi just sellel põhjusel, et mul on järgmine nädal nahaarsti juures appointment ja ma ei tahtnud teisel poole saart minna, aga meil on siiamaani see süsteem olnud, et igal nädalal me bookime järgmise majutuse, kuna me oleme siin 2 kuud kokku ja siis tahtsime erinevates piirkondades käia. Aga mis juhtus eelmine nädal, või tegelikult me esimesed 2-3 nädalat olime nädal aega igal pool, aga siis me hakkasime 5 öökaupa võtma, sellepärast et 3. hotell, kus me olime, liiga pikka aeg oli seal nädal aega olla. Ja siis mõtlesime, et teeme 5 öökaupa, et see on paras šükk, et sa jõuad olla, aga samas ei jõua nagu ära ka tüdineda.
ja siis järsku juhtus selline asi, et kõik kohad olid sold out, nagu välja bokitud. Üliraske oli leida sinna piirkonda, kus tarvis, ma ei leidnudki majutust, sellepärast et meil on ikkagi mingisugune eelarve ka. Siis ma kergelt läksin juba paanikasse, sellepärast et piirkond oli veits oluline. Seesama piirkond, kus me lähme, kuna seal on vist kõige suurem asustatus, kõige rohkem turiste ja tõenäoliselt ka kõige rohkem hotelle, siis ma sain seal sellise hotelli leidsin 5 ööks, mille hinnakvaliteedi suhe mulle sobis. Ja siis ma bookisin, ma näitan, ta on tõesti lahe koht küll, aga mille ma jätsin 2 silma vahele, on see, et selle hotelli hoovis, see on nagu selline sisehoov on selle hotelli, kus siis toaaknad, rõdud on sinna sisehoovi poole, seal on baar ja seal toimuvad kogu aeg mingi üritused ja selle koha nimi on ka Socialtel. Põhimõtteliselt see on koht, kuhu mingisugused noored inimesed pukivad majutust sellepärast, et no, tutvusi leida ja pidu panna ja siis on, ütleme, see on täiega selline koht, kuhu me muidu üldse ei läheks. Okei, võib-olla mõned ööd me nüüd magada ei saa võib-olla, aga sellega poolest on hästi teistsugune koht ja seal on, ta näeb ju välja lahe. Ja tõenäoliselt ma ilmselt mitte kunagi enam sellisesse kohta ei lähe ka, sellepärast et ma ei ole enam, muidugi mul meeldib hea muusika ja väljas käia, aga nagu pidu panna mulle enam ei meeldi ja rohkem tahaks ikkagi öösel magada. Seega saab huvitav olla, me oleme arvestanud ka selle variandiga, et kui meil esimene öö liiga raske on, siis me laseme selle majutuse potist alla ja võtame midagi muud, aga fakt on see, et kõik on täis bookitud, ma ei kujuta ette, me peame võtma mingi väga kalli koha lihtsalt, sellepärast et kallimates kohtades tavaliselt on mingid variante. Nii et ma ei tea, let's go, lähme vaatame, me teeme kohe siin rannas check out'i ja võtame Grabi ja kolime, vaatame, mis saab. Põnev! You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through and through. Vaadake seda hotelli, seal on reaalselt roosa liin. No. Kell 2 on check-in, asjad saame siia jätta, meil on 2,5 tundi aega, aga ta teeb nagu selle check-in'i ära. Hours later. No, mis sa arvad sellest? Mul on suur uudisima huvitav, kui kaua ma siin vastu pean. Nagu esimene emotsioon on mingi nii lahe. Siin on muide beerpongi, ma näen juba, siin on beerpongi laud ka. Täna on hästi, ma arvan, et homme hommikul, kui ma ärkan pärast 9 tundi magamist üles, siis ma üldse ei ole samal arvamusel kindlasti. Aga eks seda näeb. Mis mulle meeldib on, koht on uus ja
und. No, aga ma ei näe seitse, kus ma mööda läinud? Ma tahaks loota, et kui seal teisel pool on ka klubi, et siis seal teisel pool lõpeb varem pidu. Selline tuba siis. Väike, aga väga asjakohane. Siit kohe läheb vetsu. Õnneks uksed on ees, klaasuksed, ma vaatasin algul ei ole. Ja vannid juba veits on eraldi, mis mulle hullult meeldib. Juhu, kõik on väga puhas. Ja siis cheers to an unforgettable night. No fine. Kraanikauss on voodi kõrval, mis on üli hea on ja saab jalad ilusti ära pesta seal kohe. Kell on 2 läbi natukene, DJ mängib, inimesed on juba heast. See on päriselt selline koht, kus ma oleks tahtnud täiega 10 aastat tagasi elu nautida. Aga siin me oleme 10 aastat hiljem. Seal on mingi Sigrid Room baar, ma praegu sinna ei lähe. Tualett. Oi, see on meeste oma. Upsi. Naiste tualett. Mis on väga tore, inimesed on siin äärmiselt sõbralikud. Oh my god, beer pong, we have beer pong here. Lihtsalt välja praegu omale night marketile lihtsalt sööki võtma. Tulin lihtsalt sööki võtma, mul ei olnud mitte mingisugusest plaani midagi filmida, sellepärast et ma käin night marketil tihti ja ma saan näidata kõik, mida siin müüakse. Niikuinii, aga mida ma nägin täna Tais esimest korda, isegi eelmine kord, kui ma käisin Tais, ma ei sattunud kuhugile peale. See on, siin ei näe üldse ahvatab välja, ma ütlen ausalt. Seal letis oli neid tarantleid ka, silt oli, aga ma ei näinud tädil ühtegi tarantleid seal. Nii et me peame nüüd siis proovima seda. Plaanisin küll sushit süüa, aga hea küll. Ma isegi ei tea, mis osa see siit söödud peaks olema, kas need nagu sõrad või astel on ära võetud või see kere või ma ei tea. Väike siuke paranoia on, et nii kui ma sellest sõrast kinni võtan, siis ta võtab minust kinni hoopis. Okei, vahet ei ole, no proovime.
noh jah, maitseb nagu see maitseaine, mida sa tädi siia peale panen, on hea, nagu ma ei ütle krõbuskenneriks. Lihtsalt on väga hea maitseaine, aga kui seda maitseainet poleks, ma ei teaks, kuidas ma ütleb. Ma ei tea. Igatahes on see linnuke kirjas, on tehtud. Jah, ma võiks öelda, et hea on, siis see maitseaine maitseb hästi. Put my problems paper, dial up the deputy mad at my brown problems in the paper. Put my problems paper, dial up the deputy mad at my brown problems in the paper. Put my problems paper, dial